Tere, tere! Mina olen Ülle London ja mina olen astroloog. Ja kui sa oled minu tegemisi jälginud natukene, siis sa võib-olla juba tead, et mulle sobivad või mulle meeldivad igasugused kaardid, sümbolid, pildid, süsteemid. Ja nad lihtsalt leiavad tee minu juurde. Astroloogia, mis on sümboleid ja kaarte täis, siis ma tutvusin veel nüüd astroloogia natuke teise poolega, kuigi seda ei saa niimoodi nimetada, ta on ikkagi ühine seos, on Saabiani sümbol ja sinna alla kuuluvad haldjad ja päkapikud. Muidugi meeldivad mulle ka müstilise šamaani kaardid, ruunid, et kui ma sellisest asjast räägin, siis kõik hakkab minu sees nagu rääkima. Kui ma näiteks füüsiliselt vaatan ikkagi sünnikaarti, siis üks osa on see, mis on raamatutest kirjas, et see kraad tähendab seda, see planeet tähendab toda, aga teine osa on see minu enda tunnetus. Ja need pildid ja need kriipsud ja need laused, need hakkavad nagu teistsugust elu elama ja kui ma näiteks müstilise šamaani kaartide pilte vaatan ja kui ma annan kaardile ülesande, et täna vaatame seda, teist või kolmandat, siis need pildid nagu lausa minu silmis muutuvad. Seal tuleb nagu välja mingisugune täpne, ma ei tea, mõni joon või mõni süda või päike hakkab nagu helendama lausa ja ma tean, et ma pean rääkima sellest. Ja täpselt samuti sünnikaardites ka, seal võib mida iganes olla raamatute järgi ja ma vaatan, et ei, see pole üldse praegu tähtis, ma pean rääkima seal näiteks Veenusest, jah. Aga mulle tundub, et see minu tegemine ja see minu see töö ongi need märgid ja sümbolid panna niimoodi rääkima, et sina saaksid seal ennast ära tunda. Ja selleks jõuluks ja uueks aastaks sündis mul sulle üks uus pakkumine, haldjavõti ja päkapiku kiri. Need on väikesed, aga väga isiklikud kirjad sinu sünnikaardi põhjal, sest endiselt ma ikkagi kasutan sünniandmeid. Aga võib-olla küsid, et mis see Saabiani sümbol üldse on. Kui me astroloogias ütleme tavaliselt, et päike on näiteks lõvis ja kuu on kalades, siis Saabianil on iga kraadi juurde kirjutatud ka sõnum ja on ka pilt. Niimoodi, et kokku tuleb 360 erinevat sõnumit ja pilti. Näiteks, kui kellelgi on päike lõvis 24 kraadi juures, siis Saabiani sümbol selle kraadi kohta, see on hästi lihtsustatud näide, on suur kaamel ületab kõrbe. Ja kui ma seda võtan nüüd haldjavõtmena, siis ma räägingi lahti selle, et kas sa tead, kuidas sa tunned? Sinu sees on nii palju energiat, et kes jaksab edasi minna ka siis, kui teised enam ei jaksa. Aga võib-olla oled sina ainukene see, kes suudab leida õige tee. Aga näiteks selle aasta haldjavõti ütleb sulle, et sa ei pea kõike üksinda kandma. Sinu vastupidavus ei kao kuhugi, isegi kui sa vahepeal istud sinna liivale maha, võtad kingad jalast ära ja palud hoopis teistel ennast kanda. Ehk siis see võtmelause, ma olen tugev, aga ma ei pea kogu kõrbe üksi ületama. Ja küsimuseks tuleb või veel meeldetuletuseks, kus ma sel aastal luban endale puhkust, ilma et ma tunneksin süüdi. Ja selline ongi see haldjavõti, selline pehmem, isiklikum ja sümbolite keeles.
noh, veel võib-olla näiteks, kui ma astroloogina ütlen, et sul on Saturn, raha ja eneseväärtuse maja, ehk kõik tuleb sul pingutusega, aeglaselt, raskelt, siis inimene noogutab, ütleb jah, no on jah vist nii, noh, ma ei tea, kas just. Aga kui ma Saabianil ütlen Saabiani sümboli, mis on näiteks, et kaevamiseks ei ole ikkagi labidat, siis ta ütleb, jah, on jah niimoodi, mitte keegi mulle appi ei tule, alati ma pean ise 10 küünega kõike tegema. Vot seal ongi see sümbolite võlu, siis sai ta aru, et kuidas see tema kaardis nagu töötab. Siis see on selline siis haldja võtme oma, et seal ma kasutan haldja võtme tegemiseks siis sinu sünniandmeid, siis sinu planeedi täpset kraadi, Saabiani sümbolit ja oma kogemustunnetust ja kirjutan siis sellest loo kokku sinu sellest sisemisest valgusest, mis parasjagu sealt kaardilt paistab ja siis ka võtmelaused, mida siis terve aasta jooksul tegelikult endale meenutada ja millega saad siis ka sellist mõttekohta, millega sa saad ise edasi mängida, et ahah, on nii või et kas tõesti on nii. Mis on siis päkapikukiri? Kui haldjas vastab küsimusele, kes ma selline olen, siis päkapikk ütleb, mis ma sel aastal päriselt teen. Päkapikk on selline praktiline tegelane, kes ikkagi tegi tööd ja siis tema annab sulle nagu selle suunise kätte, kuidas ja mis tööd, kuidas midagi teha. Ja päkapikul saab siis valida, kas siis on suhtepäkapikk, rahapäkapikk, tööpäkapikk, ma ei tea, rõõmupäkapikk, et need on erinevad teemad, mis ma välja pakun ja täpselt samuti nagu haldjalgi ma vaatan ikkagi sünnikaarti, vaatan maju ja transiite uude aastasse ja kirjutangi siis kokku 3-5 väga konkreetset soovitust, selge seletuse, millele siis 26. aastal valdkonnas tähelepanu pöörata ja võib-olla mingi rituaal või mõni väike idee. Nii et vaat see päkapikk on selline konkreetne tegelane. Näiteks kui rahapäkapikk, ma toon mingi näite, et sel aastal ei pea sa raha pärast ennast karistama, sest raha liigub su ellu kergemini, kui sa julged oma oskusi selgemalt välja pakkuda. Ja siis rahapäkapikk näiteks soovitab, et kõigepealt tee endale selgeks, mis sulle päriselt meeldib. Sageli ongi see, et ma ei tea. Senikaua istud ja kirjutad, senikaua kui saad teada, mis sulle tegelikult meeldib. Mis on see, kus sul aeg ära kaob niimoodi, et sa ei saagi aru, et teised inimesed on ümber ringi. Ja siis annabki mingisuguse kindla soovituse see rahapäkapikk vastavalt sinu sünnikaardile, mis oleks nagu hea teha. Et kas nähtavaks teha iseennast, võib-olla peadki läbirääkimisi pidama, et palka juurde küsida, et see on hea aeg, või pead sa midagi juurde õppima, mõne diplomi saama, kooli ära lõpetama ja siis on sul nagu kindel asi, mille peale tugineda, aga võib-olla on ka sul selline rahaharjumus, et annad ühele laenu ja teisele laenu ja siis ta ütleb ka, et kui me anname kellegile laenu, sellepärast, et muidu ma olen halb inimene, siis võib-olla tuleb sel aastal eneseväärtusega tegeleda, et kas tõesti, kui mina olen iseenda oskuste, teadmiste ja ajaga selle raha saanud, miks ma peaksin seda andma lihtsalt niisama käest ära. See on eneseväärtus, jah. Nii et see on siis päkapikukiri, lihtne, täpne ja ühes valdkonnas.